tere, mina olen Mariin ja selles videos ma räägin teile, millised on siis tegelikult alternatiivid. Kuidas veel kasvatada lõikelilli. Et minu vanaema oli ka aednik ja nii tore, et ta kimbutas veel lillherneid 88-aastaselt. Et siuksed toredad mälestused ja kindlasti tema on süstinud mulle seda aiandushuvi. See siin on minu vanaisa tehtud selline kast, mis on siis mõlemalt poolt sangadega. Nii kast läheb korraks eest ära. Nii, on siuke sangadega kast puidust. Ja siia sisse ma sain healt sõbrannalt Ursulalt lambavilla. Ja tegelikult see vill hoiab ka väga hästi niiskust ja tegelikult see puidust kast täpselt samamoodi, sest 40, 50, 60 aastat tagasi ei olnud saada mitte midagi plastmassist, eks ju. Ja tegelikult, kui teil on sellised, oskate ise või palute mõnel meestuttaval, sõbral, abikaasal endale teha sellised kastid. Et see on väga oluline, et te peate mõtlema selle peale, kui te panete ta mulda täis siis ja vett täis ja siin on taimed, siis ta on väga raske. Nii et see minu jaoks on juba päris raske, et tegelikult võiks need olla natukene väiksemad. Ja tegelikult üks nipp on veel, et need siseküljed võiks ära põletada ja mesilasvahaga näiteks vahatada. Siis ta hoiab ka seda vett paremini. Ja mis siis ikka, et minu vanaema küll ei pannud lambavilla siia, aga kui teil on lambavilla, siis te võite lambavilla panna põhjaks, mullaga katate selle ära ja saate ka siia kasti näiteks täiesti vabalt taimed külvata. Selline väike alternatiiv, et tegelikult on nii palju erinevaid võimalusi. Üks on siis soilblokker, millega külvata, siis saab sellisesse kasti, siis on külvikassetid, nendest me räägime ka, et kõik näitan ette teile, et saate nippe ja trikke ja kõike head. Kohtumiseni!